Vot. Aga vahepeal on ka mäng käima läinud. Velko alustab. Nüüd on võimalik pall kasti panna, tuleb ka võimalus löögikoht ja ui kui lähedal oli see. Vaatame, aga igaüks mõistab, et Velko fännkond on päris valjuhäälne, aga nüüd on Velkol võimalus Mõttus kastis. Sätib jala peale, nüüd natukene pikalt sätib. Endiselt Mõttus palliga lööb ka, ei ole üldse paha üritus, aga õnneks, et midagi suurt ei juhtunud. Aga nüüd paremal äärel Anepajo. Üle aastetega tuleb kasti, sööd keskele ennuste suunas, Sossi jõuab ette, tuleb löök ka ja ei ole üldse halba. Päris mitu pausi olnud. Aga nüüd Mõttus kastis, kannaga jätab, tuleb korralik löök Saupõllult, aga Mugra paneb madala palli kasti otsa, tuleb Mõttuselt löök ka, natukene ebaõnnestunud, tuleb veel löök ja 1-0. Tartu Velko läheb 43. minutil oma esimest mängu Holm jalgpallipargis esiliigas juhtima. Marten Sovo lööb kasti vasakust ääres selle palli üpris õrnalt, aga piisavalt tugevalt ja täpselt ära. Ja no, fännidega tähistama. See on õige jalgpallikultuur, mida esiliiga pakub, eriti Velko näol. Ja läheb Tartu Velko 1-0 juhtima. Lõpus 2 ohtlikut võimalust järjest. Esimese võttis koort ära, teist enam ei võtnud. Sisse. Anjon. Tuleb keskele sööd. Pall on lahtine, aga lõpuks Agarma püüab. Ja nüüd Agarma saab haiget ka. Klein läks talle olukorda sisse jõuliselt. Reit ei suuda ära imestada, kuidas sealt kaarti ei tule ega midagi. Aga vaatame kord veel. Ani on hästi paremal äärel tegutseb. Sööd keskele ka, Saar lööb. Ja Raudmäe sai hästi ennast ette. Väga oluline sekkumine Jaagup Raudmäelt ja siis Peeter Klein läks palli sutsama, aga tema õnnetuseks oli enne pall käes ja nüüd tuleb punane kaart. Ja tuleb punane kaart. Peeter Kleini mäng saab 47. või siis teisel üleminutil otsa. Ja no Velko jaoks on viimased 5 minutit olnud justkui nagu unelm. Kui nüüd Agarma ka terveks jääks, siis oleks väga hästi. Mura pall kasti. Päris hea pall, aga Ernits lööb mõne meetri pealt üle. Oivaline võimalus Velkol, aga ei õnnestu. No. Vaatame kordusest ka seda. Kokla paneb pika palli kasti, paneb värava peale, isegi päris ohtlikult paneb. Liiga sügavale vajub siis võib Tabasalu viigivärav ka tulla. Anjanilt pall värav ette on ohtlik ja siin oli viigivärav lähedal ka, aga Sossi sätib ennast vahel ilus. Nüüd liigub keskele. Pall vasakule järele Saupõllule ja Saupõld 1-1. Tristan Saupõld, aga nüüd jõuab Supka omakorda väga hästi kohale ja Katus mängib välja. Tuleb kaugelt löök, oi. Otsib pika palliga Anepajot, hea pall on see ja tuleb ja postis käib pall ära. Oi, kus praegu Velko pääses. Ja see, et langetakse madalale, see ilmselgelt toob endaga kaasa Tabasalu rünnakud. Viib Mugrale. Mugra Supi vastu, võtab keskele, lööb pall värava alla ja on olemas. 2-0 Tristan Saupõld lööb ära ja tundub, et nüüd võiks olla Velko jaoks tehtud. Ja Saupõld fännide juurde. Väike süda ka. Ja no, kõigile saab patsu anda, kõigile saab tähistada, mis nii viga. Lund võib sadada, aga Velko fännide ja mängijate südames on soojus. 2-0 Tartu Velko juhib Tabasalu vastu. Ja on tossumasinad jälle tööle pandud ka. Vaatame korra veel, Mugra tuleb hästi Supi vastu, tekitab ruumi. Salei võidab esimese palli, teine pall Velkole ja nüüd Saupõld võtab hoo üles. Saupõld läheb 1-1. Supi jõuab tagant kohale, lööb Ernitsaga. Koort tõrjub jalada sisse. Nüüd Katus otsib Ernitsat liini taha, läheb sööd kohale, Ernits lööb ka, aga Koort püüab. Anjon
pall värava alla, tuleb löök ka, aga see Bormeistri üritus läheb üle. Ernits hästi keerab linde pealt maha, lööb ka, aga jääb Mugra murule. Lääne kaarti esialgu näitama ei hakka, vilistab hoopis mängu lõppenuks ja Tartu Velko võtab esiliiga hooaja esimese võidu teises voorus. 2-0 Jotka Tabasalu vastu. Väravat